Tšauki, tere tulemast tagasi minu vlogi. Täna on reede ja ma alustan oma nädalavahetuse vlogiga siit autost. Mul on tulemas üks väga packed nädalavahetus igasuguste esinemiste, shootide, proovidega ja ma mõtlesin, et kuna mu tavapärane nädal on täis minu tavalisi trenne, ei hakka seda kõike filmima. Mul ei olnud kuidagi seda tuhinat ka peal, seega mõtlesin, et okei, nädalavahetus tuleb natukene teistsugusem kui tavaliselt, siis teen hoopis nädalavahetusest. See nädal on olnud üks täielik rollercoaster ausalt öeldes. Ma olen kuidagi hästi väsinud ja ma olen natukene seal, kus ma olen mingi, et palun ärge keegi kirjutage mulle. Mul oli siuke tunne, et keegi kogu aeg tahab minust midagi, keegi ootab minult vastust, keegi tahab, ma ei tea, mida kõike veel ja ma olin sellest nii väsinud, et ma panin neile telefoni lihtsalt kinni, ma ei vastanud mitte kellelegi. Kui on kellelgi mingisugune mure, siis saavad mulle helistada, mitte kirjutada ja siis saata. Ühesõnaga, ma olin natukene triggered selle peale. Ma ei tea, kas see on üldse oluline informatsioon, ma lihtsalt tahtsin veits räntida ja saada selle oma süsteemist välja. Igatahes ma lähen praegult massaaži, mul hakkab 20 minuti pärast siis Vital Massage Free Flows. Ma loodan, et me teeme täna väikest Princess Treatmenti jälle, sest et ma tahaks lihtsalt rahus lõõgastuda. Ja õhtul on meil tegelikult 2 esinemist tulemas. Ideaalis ma peaksin jõudma ka crew trenni, ma ei tea, kuidas see ajaliselt on võimalik. Ja meil on vahepeal ka soundcheck ja vaatame, kuidas selle päevaga läheb. Tuleta meelde, et kui sa ei ole veel subscribe inud mu kontot, siis praegu on hea hetk seda teha. Massaažis on käidud, nii mõnus oli. Tegi üle keha massaaži niimoodi, et nii pea, käed, jalad, selg, ma ei tea, kõik lihtsalt ja mul on nii mõnus olla. Nüüd järgmiseks ma lähen küüntasse, samasse kohta, kus ma viimati käisin ja siis pärast seda pean liikuma koju. Küüntas on käidud, tegin sellised ilusad. Ma olen valmis saanud, jõudsin just Roosini torni. Roosini tornis oli meil soundcheck trummarile ja lavaproov tantsijatele, et saaksime kindlalt teada ja ka näha, kui suur lavaruum on meil seal kasutamiseks. Peame vaatama, mis kuhu sinu trumm panna. Jaa, sinu ka. Ei, no ikkagist. Lavaproov on tehtud, hakkab vaikselt 7 saama ja ma pean veel jõudma Nautikast läbi, et osta endale esinemiseks võrksukad ja tegelikult mul kadusid mustad tossud ära, nii et ma tahaks mingeid kiireid asendustosse leida ka, aga ma ei tea, mida teha rippelitrenniga, sest et ma olen juba sinna mega hiljaks jäänud, aga ma tean, et ma peaks nagu minema sinna, siis ma loodan, et ma tunniks ajaks, et ma jõuan sinna minna. Mul on vahepeal kõik täiesti pekki läinud, ma ei jõudnud trenni, ma pidin kodus vahepeal käima ja nüüd ma lõpuks liigun lauluväljakule. Ühesõnaga, mul oli siis selline situatsioon, et mul olid minu mustad tossud kadunud, mida ma Nancy'ks kasutan ja lisaks ma pidin võrksukad endale ostma. Ja meil proov läks niimoodi, et mõtlesin, et okei, mida ma selle rippelitrenniga teen. Ma tunnen ennast nii pahasti, mul on sellised süümekad, et ma ei läinud sinna. Ma tean, kui oluline on see, kui inimesed on kohal enne võistlusi, aga tundsin, et mul on vaja seda pausi võtta. Esiteks, et kõik need vajalikud asjad osta. Teiseks, et ma jõuaksin puhata, sest mul on 2 esinemist täna. Ja ma arvan, et see oli õige otsus, et ma valisin sel hetkel ennast. Aga nüüd ma jõudsin kohale ja mõtlesin, kus meie backstage on. Nancy show oli meil umbes täpselt kell 9. See kestis 45 minutit. Enne Uves show'd oli mul aeg umbes 30 minutit. Sõitsin taksoga lauluväljakult Rotermanni kvartalisse ja proovisin samal ajal end võimalikult palju valmis settida. Õnneks kostüümid olid juba backstage'is valmis pandud, ehk koha peal oli vaja panna ainult kostüüm selga ja teha UV maalikud.
ma olen jõudnud omadega jälle Rooseni torni, võtsin huulepulgarotu maha, tegin kiire krunni ja nüüd teeme uue show'd. No nii, ma olen tagasi koju jõudnud, ma olen Uwe mingi maha võtnud ja nüüd ma tahaks minna pessu. Ma ütleks, et nii Uwe show kui ka Nancy esinemine läksid väga hästi. Nancyga oli see, et meil oli seal ootamatult mingi uus lugu vahele tekkinud, mida tavaliselt ei ole. Seega me saime põhimõtteliselt lava peal siis teada, mis lugu see täpsemalt on. Ja muutus ka see, et me olime arvestanud, et tavaliselt alati on viimane lugu, lisalugu siis, kui inimesed tagasi meid kutsuvad, Hellad hoia mind klubi remix ja täna oli see mingi teistsugune remix ja me saime selle kohta ka laval teada alles, nii et ja ma loodan, et edaspidi läheb sellega natukene lihtsamalt ja uue show oli ka selles mõttes väga äge, et kuna me käisime soundis, siis meil oli lihtsam aru saada, kuidas me olema seal peame ja inimesed olid ka väga tänulikud, tulid meile ütlema tagasisidet mingi nii ägedad ja värki. See oli väga ebamugav see, et suitsuruum oli täpselt seal, kus meie backstage oli, nii et inimesed tulid lihtsalt üles korrusele, kus me riided vahetasime ja siis see oli natuke veider. Aga no mis seal ikka. Aga nüüd on mul vaja homseks päevaks ette valmistada. Homme on tulemas üks crazy pikk päev väga paljude tegevustega. Nii et ega ma siin rohkem ei räägigi. Ma lähen pessu ja hakkan homseks ette valmistama. Nii et head ööd. Ciao! Tere hommikust, täna on laupäev, ma olen ootamas bussi hetkel, et liikuda kesklinna poole. Pidi olema täna eratund koos Miia Elisabethiga, kes võitis minu YouTube'i kanalil eratunni, aga kuna ma sain aru, et ma olen oma plaanid natukene kokku jooksutanud ja mu vaimse tervise jaoks ma pidin selle otsuse tegema, et ma jätsin tunni ära. Seega jah, me lükkasime selle veidi edasi ja nüüd mul on vaja leida tänaseks shootiks mõned asjad, tänaseks sünnipäevaks mõned asjad ja siis on meil juba kõrliõpilastega proov Ringostudios.
Osade Freak Crew tantsijatega oli meil vaja teha ettevalmistusi esinemise jaoks, kus meie teha oli 10-minutiline show. Nad alustavad ja lõpetavad programmi kõik koos tantsides ning vahepeal on väiksemates gruppides natukene eri vaibi tantsud. Showproov on tehtud, ma olen veits nagu hajävil kõikide asjade osas, sest mul on nii palju kuidagi järsku, siis ma ei saanud päris neid asju teha, mida ma oleksin kõike jõuda tahtnud. Aga me saime mingid osad ja me avastasime, et me tegelikult saame ühte vana kava veel sinna juurde panna, ehk siis, et ei tuleks nagu nii palju uut materjali. Siis ma tegin ruttu enda meigi valmis, sest et meil hakkab muusikavideo filmimine, kuna ma alguses pidin otse minema sinna filmimispaika, aga kuna üks jättis ühed asjad maha, teine jättis teised asjad maha, siis peab minema kõikidele nendele asjadele järgi, mis võtab kõik väga palju rohkem aega. Aga meil on varuga natukene aega, mitte varuga, aga meil on 3 tundi filmimiseks ja ma jõuan kuskil, ma ei tea, 20 minutit hiljem, kui ma alguses pidin. Ma arvan, me jõuame ikka kõik filmitud, mis me tahtsime, nii et jah, võtame, kuidas läheb sellega. Muusikavideot tegime loole Power Shot, valisime mu lookiks sellise erkpunase tukaga paruka ja outfitiks oli roheline nahtjakk, glitter bikiini, veits oversized tumedad teksad ja rohelised fluffy saapad. No nii, kus on telefon? Siin. Power shot, never stop, we don't drop, always hot. Power shot, never stop, never stop. Ja. Pärast shooti oli mul vaja kohe liikuda uue showle, mis toimus Peetris Viking Motors auto esinduses. Tehtud! See oli väsitav, see oli haigelt väsitav. Ja pärast showd liikusin kiiresti koju, et end sünnipäevale minekuks valmis panna. Camilla, kes Empire Show'd teeb, kutsus meid oma juubelile, kus oli teemaks Peaky Blinders. Tere hommikust, täna on pühapäev. Ma alustan oma päeva sellega, et ma lähen toidupoodi, sest meil ei ole hommikuseks mitte midagi. Kusjuures seda juhtub ülitihti miskipärast, et just nädala lõpu poole eriti meil pole midagi kodus enam süüa, nii et õhtut tuleks teha üks suurem poeskäik. Ma ärkasin reaalselt 5 minutit tagasi, nii et ma olen veits sükene puffy näost. Eile oli väga tore õhtu, ma ei jõudnudki väga midagi hiljem vlogida pärast seda, kui meil oli uue show. Esiteks uue show läks, ma arvan, väga hästi, me tegime vahelduseks meie vana kava, nii-öelda eelmist kava, mida me olime väga palju teinud ja kuna õige Siim läks reisile, siis me tegime teise trummariga ja et ei peaks nagu ümber õpetama kava, siis tegime vahelduseks teist kava ja esiteks, see on ikka nii palju võhmakam kui meie uus kava. Seal peab nii palju vaeva nägema, et kütta ja kuna see on nagu kütetu küte, siis seal ei ole väga aega puhkamiseks ka.
ja inimesed võtsid täiega hästi meid vastu ja nagu väga tore oli. Sealt ma sõitsin otse koju tagasi, et siis ennast panna valmis Camilla juubelile, kusjuures eile toimus ka Free Flow treenerite üritus, kuhu ma siis ei läinud, sest et mul oli nagu mitu üritust samal ajal kogemata. Ja tal oli Peaky Blinders grupeeringu liikmete kokkutuleku teemaga pidu, ehk siis jah, siuke Peaky Blinders temaatika. Ja mul ausalt öeldes ei olnud väga palju mingeid asju, mida selga panna ja siis mul oli enda peas mingi visioon, aga ma lõpuks olin natukene nagu kontoritöötaja. Rooma oli üliäge, et ma ei ole teda väga palju näinud selliste viisakate riietega ja nagu ta nägi väga äge välja. Ja me olime suht kaua tegelikult lõpuks seal, ma arvan, et me jõudsime koju mingi 2 paiku äkki. Nii et jaa, väga tore oli ja täna tuleb üks tegus päev jälle, aga praegu ma võtan kütust, lähen käin poes ja siis varsti hiljem räägime. Ma olen enda meigi saanud valmis, panen paruka pähe ja siis liigume sinna kohta, kus me filmime muusikavideot edasi. Meil on mingid close-up kohad tegemata, mida me eile ei jõudnud teha, nii et jah, proovin tänasega saada video purki. Power shot, never stop, we don't drop, always hot. Mul tuli kontsade pakk täna, teeme väikest unboxingut. Tellisin Ali Hillsist endale vontsad. Kuidas nad välja näevad. Ma loodan, et suurus on õige. Tunduvad väga ilusad ja mõnusad. Sellised. Proovime jalga. Ma olen jõudnud vahepeal omadega Free Flow'sse. Oli taas kord Flick Crew small grupiga proov esinemise jaoks, kuna meie eesmärk oli saada valmis nii palju kui võimalik. Ideaalis kogu asi, siis oli meil üsna intensiivne proov, palju uut materjali ja seda kõike pühapäeva hilisõhtul. Kell on 11:30 saanud ja me saime lõpuks prooviga tehtud. Ma enda arust mõtlesin, et okei, teeme selle nii mõnusalt, lihtsalt, kui üldse veel võimalik on selle show, aga ma ikka lähen sinna kuskile kaugustesse ja üritan maksimumi lihtsalt teha ja see kõik võtab nii palju rohkem aega. Aga õpilased olid nii tublid, pushivad ja pidin neile natukene motivatsiooni nagu süstima, aga ja arvestades seda, et täna on pühapäeva õhtu, siis nad olid väga tublid. Aga nüüd ruttu koju. Kuna mul selleks hetkeks oli telefonimälu täiesti täis saanud, siis outro-klippi ei jõudnudki filmida, seega sellega saigi mu video läbi. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmine kord. Tšau!